mis asi see avalik huvi on? Ta ongi ju erahuvide summa, kogum erahuvidest ja mingi üldistus sellest, et selles mõttes õigusteaduskonnas jah, meile midagi sellist räägitakse või, et juura ja poliitika on lahus. Tegelikult ta ei ole lahus. Loomulikult ei ole. Me kõik tegeleme poliitikaga kogu aeg, isegi siis, kui me ei ole juristid. Iga inimene tegeleb poliitikaga. Ja siis küsimus on lihtsalt mil määral ja kui läbipaistvalt. See, et nüüd ega seadusi saavadki kirjutada juristid, kes see muu siis kirjutab, teised ei oska, loomaarstid või mesinikud ei oska nii hästi seadust kirjutada, ilmselt nii nagu juristid ei oska loomi ravida. Et sellepärast meid seal koolitataksegi, et nad seadusi kirjutaksid. Osa läheb seadusloome tööle ja osa proovib seda siis kuidagi väljaspoolt mõjutada. Et selles mõttes see peabki olema juristide pärusmaa ja lihtsalt me peaksime tagama, et need motiivid, miks mingeid asju tehakse, oleksid sellised, mida me ühiskonnana aktsepteerime, õilsad ja head. Või vähemalt siis, kui nad ei ole õilsad ja head, et vähemalt me teaksime, mis nad on. Et kes neid on mõjutanud. Väga lihtne. Et ega selles mõttes, ma usun, et üheski maailma riigis ei ole niimoodi, et seadust kirjutavad mingisugused autistlikud filosoofid ja siis juristid ainult masinlikult rakendavad neid. Loomulikult kohus ei tohiks ilmselt väga palju poliitikat teha. Samas, iga otsus mõnes mõttes on, mida kohus teeb, on ju poliitika. Kui seda seadust natukenegi ei ole tegemist sellise kõige lihtsama musterkaasusega, kus lahendus on 100% seaduses kirjas, et siis tegelikult ju kohus ka sisuliselt rakendab poliitikat, viib ellu poliitilisi otsuseid ja osaleb selles protsessis. Lihtsalt, et meil on loodudki institutsioonid, et nad üksteist tasakaalustaksid. Mida vähem ilmselgem on see vastus, kui võtad seadust, siis seda suurema tõenäosusega see jõuab Riigikohtusse. See Riigikohus teeb rohkem poliitikat kui Harju Maakohus. Seda küll. Ja nende otsuste mõju on suurem. Ja võib-olla seal seda seaduse tõlgendust oma tähtsust rohkemate isikute osas, see on õige. Aga selleks ongi Riigikohus, et need juhiseid anda. Teine alternatiiv oleks see, et me tõstaks alati käed püsti ja ütleksime, et seaduses on auk, mida me ju aeg-ajalt Aktuaalses Kaameras näeme, tuleb mõni sellise hämmeldunud näoga ametnik ja ütleb, et me ei saa midagi teha, seaduses on auk. Auk on seaduses, ei saa teha. Et selles mõttes, ütleme, ega ikkagi riigiametnikud nii kohtunikena kui haldusametnikena, valitsusametnikena peavad leidma lahendused ühiskondlikele probleemidele, mitte pugema selle taha, et seaduses on auk või seadus täpselt ei ütle, kuidas ma pean tegema. Tulebki lahendada. Üldiselt peaks lähtuma ikkagi sellest ju, mis on su ameti eesmärk, teha midagi ühiskonnale kasulikku. Meil on ta ju niimoodi, et meil on Riigikohus on ka samal ajal põhiseaduskohus ja riigikohtunikud roteeruvad sinna põhiseadusliku järelevalve kolleegiumisse mingiks ajaks ja siis nad lähevad ja teevad muid asju edasi või ei ole enam põhiseadusliku järelevalves. Paljudes riikides ju, kus on eraldi põhiseaduskohus, siis põhiseadusliku kohtunike määramine on tunduvalt poliitilisem kui meil. Et meil ka Riigikogu määrab küll riigikohtunikud, aga selle poliitilist eelistust otseselt ei küsita, et kas ma olen selle või teise erakonna poolt või sellise maailmavaate poolt, aga Saksa põhiseaduskohus, Ameerika põhiseaduskohus või see Supreme Court on ju tunduvalt poliitilisem.